täiesti off-topic video, aga ma mõtlesin, et ma jagan seda siia. Olles senise praktika käigus tuvastanud inimeste juurpõhjuseid, mustreid, koode, whatever, on ju. See on nii äge, see on nagu nii huvitav, kuidas inimeste tüpaažid kattuvad. Need, kes te inimestega tegelete, te võite kommentaarides teada anda, kas nagu reaalselt inimeste tüpaažid kattuvad. Näiteks kliendid, kellel on põhimõtteliselt sama sümptom, juurpõhjus on nagu väga sarnane. See juurpõhjuse kood on igal ühe hästi personaalne, aga see juurpõhjus on väga sarnane. Siis see on nii huvitav, kuidas nende inimeste lause ehitused, kehakeel, hääletoon ka kattuvad. Need on lihtsalt nii sarnased. Ehk siis, vaata kui palju inimesi meil siin maamuna peal on ju. Ja üks tüüp vaatas otsa. Mõtle, kui palju inimesi meil siin maamuna peal on. Aga need inimtüübid kattuvad ja see on nii huvitav, kuidas mul oli üks klient ja juba hääletooni järgi mul on nii, et oota, kas see on hoopis see klient või? Mõtled, ei, ta ei ole see klient, ta on hoopis see klient, täiesti teise nimega, täiesti nagu oma looga ja täpselt sama teema. Mõlematel hääletoon, täpselt üks välimus, käitumine, olek, siuke nagu see sõnade energeetika. Ja vahepeal ongi see, et sa kuuled lihtsalt inimese häälest ära, ilma et ma lähen kanalisse, ilma et ma hakkan süvenema, ilma et ma hakkan kontakti tema hingetasandiga looma, juba hääle järgi ma kuulen ära. Ahah, see on see, tal on need asjad. Või siis näiteks lühikeste juustega naistel on ühed samad teemad. Põmm. On erinevad kehad, erinevad kehastused, lühikesed juuksed, põmm. Neil on nii palju juba sarnast dünaamikat. Või siis naistel, kellel näiteks rasv koguneb taljesse. Neil on kõigil toiduteemad ja toiduteema on lihtsalt pealispinnaline kiht. Seal on tegelikult kõigil on, esiteks isa teema on kõigil lahendamata. Ja seal on need juurpõhjused hakkavad kattuma. Ja tegelikult on inimesed nii huvitavad. Mul on alati inimesed meeldinud. Ma alati olen neid huviga jälginud, huviga vaadelnud, huviga tahtnud neist aru saada. Ja ma mäletan, kui ma olin juba pubekas, ma olen seda lugu jaganud, aga see on lihtsalt nii hea lugu. Ma olin pubekas äkki 13-14, ma juba siis analüüsisin, ma tahtsin analüüsida, miks keegi nii käitub, mis on tema tagamaa, miks ta nii käitub, miks ta selle peale trigerdub, aga mis ta tegelikult mõtleb. Ja nii edasi ja see on minu arust nii huvitav ja nii põnev. Inimesed on nii põnevad. Või siis näiteks poes on ka nii äge aru saada, kas peres lükkab seda käru naine või mees. Kas mees lükkab käru ja naine on kõrval naine või siis naine lükkab seda suurt käru, on oma listiga ja mees longib taga. Nii äge on jälgida.